Tere, hea Delfi erisaate kuulaja! Tänane saade keskendub uudiste asemel meile endale, ehk kaudselt ikkagi uudistele, aga me istume siin päris mitmekesi stuudios laua taga ja räägime sellest, mis toimub ajakirjanduses. Mina olen Delfi tegevtoimetaja Grete Lehepuu, minuga on siin kaasas teine Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju, Delfi meedia tasulise sisujuht Rain Pruul ja ajakirjanduse uurija Tartu Ülikooli kaasprofessor Marju Himma. Tervist kõigile! Tervist! Tere! Tere! Selle saate ajend, kindlasti on neid, kes teisel pool kõrvaklappe muigavad, et loomulikult ajakirjanikele meeldib rääkida ajakirjandusest, aga selle saate ajend on tegelikult üks selline päris pöördeline dokument, mis sai meil majas vastu võetud ja otsus ka, et me räägime sellest avalikult. Selle nimi on eetikakoodeks. Aga mitte sellest dokumendist me väga pikalt sellele ei peatu, me räägime sellest, mida tähendab olla ajakirjanik, mida tähendab meedia, äri või ajakirjanduse tegemine aasta 2025 ja ka edasi. Mis on need trendid, need tõkked ja takistused meie teel ja võib-olla ka võidud ja rõõmud, mis ees võivad oodata. Aga ma alustame siis pisut ikkagi eetikakoodeksist. See on asi, mille te leiate ka meie kodulehelt, kes soovib lugeda. Ja Tarmo Paju võiks öelda selle dokumendi ristiisa. Saab nüüd paari sõnaga tutvustada, et milleks on meil vaja oma dokumenti, kui tegelikult Meedialiidus on olemas ajakirjanike eetikakoodeks juba aastaid. Ja, eks selle taustalugu on natukene sügavam ja pikem ka siin taga, nagu sa sisse juhatasid. Kõigepealt delfimeedia.ee on see aadress, kus meie eetikapõhimõtete kogum koos tegelikult päris mitme muu meie põhimõtete kas siis deklaratsiooni või dokumendiga on olnud leitav juba mõnda aega, aga värske lisandina on siis tõesti ka Delfi meedia isiklik eetikakoodeks, võime niimoodi öelda. Ja selle sünnilugu tõesti ühest küljest võiks öelda, et milleks seda vaja, et Meedialiidu kodulehel Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks on aastaid ja aastaid, et mitte öelda aastakümneid üleval olnud, on täiesti toimiv dokument, minu arust täiesti, mingites kohtades loomulikult üldsõnaliselt, aga seda ei olegi võimalik ja kõiki olukordi polegi võimalikult väga detailselt üheski sellises dokumendis ära kirjeldada, ka kehtinud, ka toiminud selle baasil ju pressinõukogu näiteks menetleb juba aastaid kõiki oma vaidlusi, kui inimesed on pöördunud näiteks Meedialiidu poole ja pressinõukogu poole ja tunnevad, et mõnes kohas on üks või teine ajakirjandusväljaanne eksinud näiteks ja täpselt samamoodi on aegade jooksul meiegi artikleid ja meie sisu sinna jõudnud. Miks me pidasime vajalikuks enda maja sees astuda sammu edasi? On mitu põhjust, millest võib-olla kaks olulisemat ma toon siin välja. Üks on see, et me oleme päris, kuidas öelda, keeruline toimetus või päris sopiline toimetus, päris huvitaval moel kujunenud toimetus, kui kogu Delfi meediat vaadata. Et kunagi sellise pisikese portaalina alustanud Delfist on saanud Eesti suurim portaal, mille külge aastate jooksul on lisandunud paljud paberväljaanded, kuukirjad, nädalalehed, erinevad vertikaalid on loodud sinna juurde ja nii edasi. Ja selleks juba, et majasiseselt paremini ühtlustada seda teadmist, mis loomulikult on iga ajakirjaniku DNA-s olemas. Punkt 1, see on see põhjus, miks me pisut detailsemal kujul ja täpsustatumal kujul tahtsime, et meil oleks ka endal selline juhend tööriistana ja teekaardina ees. Teiseks, miks me selle avaldame, natukene nagu samal põhjusel, et selleks, et punkt 1 näidata ka paremini välja seda, et mis on need põhimõtted, millest me lähtume. Ma arvan, et Meedialiidu kodulehele ei ole keskmine lugeja kunagi sattunud ajakirjanduse eetikakoodeksist koodeksit lugema, ei tea, mis seal tegelikult kirjas on, mis on need peamised põhimõtted, mille järgi olgu siis meie toimetus või tegelikult ka laiemalt ajakirjandusväljaanded toimivad ja see on üks võimalus olla avatum ja seda infot paremini tuua
keskmise Eesti inimeseni, kes meediat tarbib. Ja ma ütlesin 2 punkti, tegelikult 3. kindlasti tahaks välja tuua, et me oleme sellesse eetikapõhimõtete kogumisse lisanud ka mõned sellised vähe rohkem detaili minevad peatükid. Osa nendest on küll sellised, kus praktilised kirjeldused on põhjalikumad siis maja sees kui see, mis avalikuna väljas on. Ja nendest peatükkidest 1, ehk siis mis puudutab konkreetsemalt ka artiklite väljamängimist ja pealkirjastamist ja seda temaatikat on see, mida tahaks tegelikult ka avalikumalt ja kõvema häälega välja öelda sellel põhjusel, et siin me tõesti, kui muud ajakirjanduseetika põhimõtted on ikkagi klassikalised ja me ei ole mingit revolutsiooni leiutanud seal, siis see on koht, kus me kindlasti tahame ja oleme otsustanud teha muutuse ja pöörde, ehk siis päriselt muuta praktikat, kuidas me oma artikleid allkirjastame, pealkirjastame, ehk siis ma räägin siin kliki pealkirjadest, mis meelelahutusmeediale eriti on võib-olla omased, mis on mingi sõna, mis meediat saadab sõltumata sellest, kas see on põhjendatud või isegi õigustatud, aga see on koht, kus me tahaksime võtta suurema ja selgema ja mustvalgema vastutuse selle eest, et me oma pealkirja hügieeni oleme otsustanud selgelt paremaks muuta. Ma ei ütle, et see väga probleemne oleks olnud, Greta, sa tead, me oleme siin viimase poole aasta jooksul päris palju maja sees juba furoori tekitanud sellega, et mingitel üksikutel juhtumitel püüda jõge teistpidi voolama panna või mõnda sõnastust kohendada, aga nüüd astume sellel teel ühe sammu veel. Marju, see vist ei ole tegelikult, ütleme, me ei leiuta siin mitte mingisugust jalgratast, et sellised koodeksid, me teame, on olemas Äripäevas, peaks olema ka Õhtulehes, üle maailma niisamuti, et kuidas sa meedia uurija pilguga sellesse uudisesse suhtud. Muidugi see ei ole päris objektiivne siin, sest pool aastat tagasi või natuke rohkem tagasi olid see meie toimetuse liige, arvamustoimetuse juht ja siis said neid pisut ka näppu sinna külge panna, aga vaata niisuguse kõrgema pilguga. Jaa, mul on ka olnud tudengid, kes on uurinud seda siis nii Eesti väljaannetes, et millistel meediamajadel on taolised sisemised juhendid olemas ja enamikul tegelikult ka on, nad ei pruugi olla tõesti nii avalikud, et on välja pandud, Rahvusringhäälingu hea tava on sarnane dokument, mis on küll tegelikult samal eesmärgil ikkagi, et näidata ka avalikkusele, et need on meie tööpõhimõtted hästi läbipaistvalt ja selles mõttes on igati tervitatav, kui meediaorganisatsioon teeb avalikuks selle, kuidas me siis oma tööprotsessides suhtume. Seal võib muidugi edasi küsida, et ükski taoline dokument ei ole seaduse jõuga ja ka sellistel kokkulepetel, regulatsioonidel, mis peaksid siis just tööprotsessi suunama, võib ju alati küsida, et aga mis siis saab, kui seda rikutakse ja et kas see peaks ka siin kirjas olema nüüd, et kui nüüd mõni ajakirjanik astub sellest piirist üle, et mis siis saab, et kas siis pannakse päevaks ajaks toimetuse seinale häbiposti või lastakse lahti või et mis see on, et iga taolise regulatsiooni jõustumiseks, et kui eetikakoodeksi puhul me teame, et see on aluseks pressinõukogule, et siis mis on need nii-öelda rakendusmehhanismid siis majasiseselt, et see võiks ka olla, muidugi alati ülemuse kolleegide näpuviibutus on ajakirjanikele ka piisav selline, aga tavainimene võib küsida, et milleks veel ühte koodeksit vaja on, et kas siis ajakirjanduseetika koodeks ei tööta. Nagu me teame, siis see on ka kokku pandud viisil, mis lähtub väga universaalsest tegelikult ajakirjanduseetika koodeksitest, mis sellises anglo-ameerikalikus ruumis on tavapärased, neil on üsna ühed samad eesmärgid ja põhimõtted ja see on sealt ilusti mõnes mõttes kopeeritud Eestisse ja ta on õigustanud oma toimimist, sest et ta on piisavalt paindlik, kuna seal ei ole kirjas, et võt nüüd, kui ajakirjanik kirjutab sellel teemal või eksib selle või teise punkti vastu, siis põhimõtteliselt tema karjäär on läbi. See ei saakski olla taolise koodeksi eesmärk. Et see koodeks toimib hästi ja see on ka osaliselt põhjus, miks seda ka lahti võeta, ehk et ei uuendata, sest et
sinna siis kipuvad sugenema ka asjad, mis tegelikult selle praktika uppi löövad, et palju on küsitud just selle sama veebimeedia kohta, et kas veebiajakirjanduses need samad pealkirjad, et kuigi see on eetikakoodeksis määratletud või et kas peab ikkagi ootama mõlema poole kommentaari, kui mul ikkagi lugu seal veebi läheb, et neid kohandamise kohti justkui oleks, aga tegelikult ei tasu minna selle kogu Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi kallale, vaid tasubki teha pigem selliseid majasiseseid kokkuleppeid, sest neid on ka lihtsam muuta ajas. Ja kui teha väike põgus selline kokkuvõte kuulajatele, kes ei olegi kursis, et mis selles kuulsus koodeksis, olgu siis see üle-eestiline või meie enda oma, siis seal põhimõtteliselt öeldakse, et ajakirjanik peab olema töös täpne, ei tohi avaldada valeinfot, uudisarvamus peavad lahus olema, reklaami ja toimetuse vahel peab olema piir, on veel midagi olulist. Ehk siis selline... uudissisu neutraalne toon, eks sa pead olema fakte võimeline tõestama ka kohtus, kui vaja on väga tundlike ja oluliste materjalide puhul, võib see vahel ka vajalik olla ja oleme pidanud ka seda tegema. Aga kas ma võin siia vahele küsida, et meil tegelikult ka ajakirjanduse eriõigus ka seaduse järgi on see, et ajakirjanik ei pea avaldama kõiki oma allikaid lõpuni, kas te ei ava siin väikest Pandora laegast juhuks, kui tuleks öeldaks, et aga teie majasisene koodeks ütleb ja nüüd andke välja kõik need salajased allikad? Aga see õigus jääb ikka või tähendab see võimalus ajakirjanikule oma allikat lõpuni kaitsta. Et ma tean juhtumeid, kus me oleme lõpuks kaotanud põhjusel, et ajakirjanik lõpuni välja ei annagi oma allikatele. Ja siin see meie majasisene koodeks ei ole küll ühtegi koma kohta minu arust, mis peaks kuidagimoodi seda siis teistmoodi edaspidi lahendama hakkama. Rainile annaks ka sõna nüüd. Kuulab siin tublisti. Mis sind võib-olla rõõmustab või mida sa kaasa võtad sellest, mida me peaks avalikult ka veel arutama? No ma ütleksin selle Meedialiidu eetikakoodeksi kohta seda, et see ikkagi vist pärineb aastast 1998 ja maailm on selle ajaga kõvasti edasi arenenud, ka ajakirjandusmaailm ja üldse meediamaailm. Ja on selgelt siis mingid suuri alasid või suuri punkte, mida see Meedialiidu eetikakoodeks lihtsalt ei kata. Tuues näiteks kas või ajakirjaniku käitumine sotsiaalmeedias, tehisintellekt, ka kõik see, mis puudutab reklaami veebis, sisuturunduse eesmärk tahame või ei, tegelikult on ikkagi see, et näha välja võimalikult päris ajakirjanduse moodi ja võita niimoodi siis selle tarbija usaldusväärsus, et need on need muutused või need punktid, need kohad, mida see meie majasisene koodeks või siis juhend ka kas või mingil määral puudutab. Ja samuti tehisintellekti kasutamist oma töös ja selleni jõuame natukese aja pärast. Aga siit tegelikult nendest pealkirjadest kinni hakates, kui ma nüüd mängin seda saatana advokaati, siis ma pean ikkagi küsima või viima jutu selleni, et veebiajakirjandusest rääkides, eks on teatud osal auditooriumist kindlasti ja sellel osal, kes on vaadanud kõrvalt, kuidas veebiajakirjandus on arenenud, on kuklas selline tunne, et eks see kliki himu või kliki kogumine või need pealkirjad, mis on väga sensatsioonilised, eks need on sellel eesmärgil, et ikka palju raha teenida. Rain, kas me nüüd jääme vaeseks, kui me pealkirjadele päitsed pähe vaneme? Nii ja naa. Et see on võib-olla kõige suurem häda selle clickbaiti välja juurimisel, et uuringud näitavad, et clickbait kahjuks töötab. Aga jah, et siin tuleb küsida, et kas see clickbaiti efekt on nii-öelda ajutine ja see tagasilöök tegelikult siis tarbija poolt või lugeja poolt tuleb tegelikult suurem ja me lihtsalt ei oska seda tegelikult pädevalt mõõta ajas. Ja ilmselt see tegelikult nii on. Et kui me igasugustest eetikakoodeksitest räägime, et tegelikult mis probleemiga me tegelikult tegeleme? Me tegeleme tegelikult ajakirjanduse usaldusväärsuse küsimusega. Ja kui lugeja ajakirjandust ei usalda, siis ta võõrdub sellest. Et ma arvan, et me ikkagi pikemas perspektiivis võidame sellest,
kui me vaatame kõrvalt, mida teeb näiteks Helsingin Sanomat, Eesti kvaliteetajakirjanduse suur eeskuju, siis ka nemad tegelevad selle probleemiga, et võib-olla on see üllatav, aga ka neil on see probleem, et nad teevad kliki pealkirju, on pikka aega teinud täpselt selliseid pealkirju, et vaata, mis nüüd juhtus, et nad püüavad nüüd seda muuta, seda välja juurida, tegelikult see protsess on juba käinud pikalt, aga nüüd siis ma saan aru, on tehtud selline viimane otsustav samm ja mis on ka toimetuses väga hästi vastu võetud ja seal see peatoimetaja sõnum on justkui ka see, et ühiskond on nüüd selleks valmis. Et me proovime siis, et äkki meie ühiskond on ka selleks valmis. Ja no siin meenub taustana, Rain võib parandada, aga oligi circa kas aasta või natukene rohkem tagasi, kui me külastasime Helsingin Sanomat toimetust ja toona toimetuse juhid rääkisid sellest, siis ta ei olnud sellisel moel avaliku lubadusena välja öeldud, nagu Helsingin Sanomat siin nädal või paar tagasi tegi, ja rääkisid sellest samast, et maja sees me üritame, et ootamatu küll, aga isegi sellisel väljaandel nagu Helsingin Sanomat, ma ütleks isegi oluliselt rohkem kui ükskõik millisel Eesti väljaandel, oli, ma ei tea, kas oli sellest Sanoma grupi mingisugune efekt või mis seal juures oli, aga tõesti ka väga tõsistel uudisteemadel väga tihti oli võimalik leida ikkagi selliseid väga selgelt mustvalgeid clickbaiti elemente, et nad tegelevad sellega ja tunnistas, kui raske on selle väljajuurimine just nii-öelda nagu siis inimese töötaja ajakirjaniku tasemel konkreetselt nende peadest ja see toob natukene selle küsimuse juurde tagasi, mis sa küsisid, et jah, väljaspoolt on sõna klikk kuidagi selline nagu sõimusõna. Ükskõik, ma arvan, et me ajakirjanikena, mis iganes elufaasis oleme, mis iganes seltskonnas kokku puutunud piisavalt sellega, et eile ma alles või täna hommikul tööle sõites kuulasin ühte korvpalli podcasti ja sealgi käis see läbi, kui siin Keila skandaalidest räägiti ja siis korvpalliliidu peasekretär ikka kasutas seal sõna klikk mitu korda ja nii edasi. Selle asja selline pisut humoorikas pool on minu arust see, et olles nüüd ikkagi paar kümnendit juba üsna lähedal igasugustes meediaprotsessides ja juures, siis sõna klikk toimetuse kõnepruugis minu arust on üks kõige vähem kasutatud sõna üldse. Minu kogemus vähemalt on selline. Ka isegi, mis puudutab ütleme siis, rahvakeeles on klikk, kui me räägime page view'dest, ehk siis lehekülgede avamisest kui ühest mõõdikust, siis see sama mõõdik, et kui palju meil üldse lehekülgi on avatud, on kõikide nende aastate jooksul äärmiselt vähe olnud reaalselt siis toimetuste nii-öelda ees. Et kui ma võrdlen sellega, kui tihedalt näiteks viimastel aastatel meie ja tegelikult ma tean, et maailma väljaanded igal pool jälgivad näiteks oma digitellimusi kui strateegilist eesmärki, siis võrreldes sellega see page view'de jälgimine ja see, et sealt reklaami näitamisi piisavalt tuleks, on miski, mis reaalselt nagu ajakirjaniku ja toimetaja silme alt nagu eesmärgistatud kujul on väga vähe ajalooliselt jõudnud, aga selle vahega, et päevast üks, kui veebiportaalid üldse tekkisid, kui tekkis see efekt, kus ma avaldan artikli, vajutan publish ja järgmisel hetkel näen, et kui palju seda artiklit siis päriselt loetud on. Et sellest hetkest alates on tekkinud ikkagi uus maailm, kus loomulikult ma tahan, et minu tehtud loeks võimalikult palju inimesi. Ja see on see, mis lõpuks siis paneb meid pingutama ja kui me kasutame sõna klikk, siis loomulikult tuleb sellele väga halb varjund, aga kui me räägime sellest, et me võiks teha ajakirjandust, mis inimesiga huvitab, siis ma arvan, et see peakski olema iga meediaväljande eesmärk. Just, et ma korra sekkus ka siin, et miks see klikk nii ligitõmbav on olnud, ongi see, et ta mõõdikuna väga-väga lihtne. Aga nagu me mujal maailmas, Euroopas näeme meediamajades, siis meediamajade analüütikud püüavad seda klikki järjest tahapoole suruda erinevate mõõdikute arvestuses, et see ei ole, ta tegelikult ei kirjelda seda, et kas inimene loeb seda lugu või mitte. Mida see klikk näitab siis? Ma olen ka meie majas mitu korda seda maininud, et klikki kõige parem definitsioon on kavatsus lugeda.
aga tegelikult see ei kirjelda seda, kui kaugele inimene selles loos jõudis, palju ta seal veetis aktiivset aega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et nende jaoks on hoopis teised mõõdikud olemas. Marju, et tõmmata kokku võib-olla see klikkinduse ja pealkirjaduse teema, mõeldes tagasi, kust me oleme tulnud, see veebiajakirjandus on teinud läbi ikka tohutuid uperpalle ja mingil ajal ma kujutan ette, või tähendab, nii oligi, et ega väga sellele hügieenile või sellisele poolele ju vist ei mõeldudki. Et see taju, mis inimestel võib olla selle kliki kui sõimusõnaga, ei ole tulnud ju tühja koha pealt. Ja see ajakirjanduspraktika ei ole üks lihtne asi, et ma pidin terve doktoritöö sellest kirjutama, et aru saada ja Said? Ei, et see kogu aeg muutub kõigile lisaks, nagu sa ise ka tead, et sa oled ilmselt sama kaua olnud rohkemgi veel tegevajakirjanik kui minu doktoritöö algusest oli, eks ju. Aga ma tuleks enne sellises veebi eelsesse aega tagasi, et Tarmo ilmselt siin kõige kogenumana oskab kohe öelda seda, et ajakirjanikule kõige sellisem suurem tagasiside oligi see kiritoimetusse, kus siis lugeja võttis vaeva ja kirjutas ja said aru, et tegelikult keegi juba päris luges. Ja võib-olla neid kirju oli veel palju, või helistati toimetusse. Ja siis, kui tuligi veebiajakirjandus, tuli see klikk kui kõige lihtsam ja kiirem mõõdik, mis ei olnud tegelikult alguses üldse ju sellel hetkel, kui tõsteti paberajalehe sisu, kühveldati veebi ümber ja arvati, et see ongi tulevik, kuni saadi aru, et ei, siis on lihtsalt üks selline hea verest tühjaks jooksmise koht. Ja siis tulid klikk ja siis tuli juba reklaamipõhine, et saab nagu selle eest ka klikipõhise mingit raha küsida ja see 2000-ndate alguses metsik lääs veebis, kus kvaliteetse sisu loomine asendus lindi hoidmisega, kus iga mingi minuti tagant pidi midagi ilmuma, see midagi ei pidanud olema midagi sisukat, et oligi oluline see klõpp saada. See praktika on väga-väga pikalt juurdunud ja seda välja juurida on nagu naadiga võidelda praegu. Ikkagi see on hästi raske olnud, kuigi siin on kõik Eesti meediaväljaanded läinud siiski paremuse suunas väga oluliselt just see, et ei ole see klikk, ei ole keskne, vaid et kas tuli tellimus ja olgem ausad ajakirjanikena, me kõik teame seda, et ikkagi kui sa saad sisuka tagasiside kirja või kuskil sotsiaalmeedias jagatakse ja keegi selle üle tekib arutelu, et see on ikkagi palju suurem, et me oleme tagasisinet, et tunnustus ja tagasiside on väärt siis, kui see tuleb konstruktiivsena see kirjana toimetusse või keegi tuleb vahetult vestleb sinuga seda ja kui kolleegilt tuleb kiitus, et see on ikkagi tunnustus. Ega ajakirjanik tõesti ei tööta enam ammu selle kliki pealt, aga visa on kaduma see müüt, et ajakirjandus just nii töötab auditooriumi hulgas. Eks selliste nutikate pealkirjade tegemine, mis tõmbabki tähelepanu, samas ei peta lugejat, see on keeruline, aga see on kunst, mida me valdame ja peamegi valdama ja see ongi meie töö. Aga see kunst, me ütleme siis see heitlus või see nuputamine langeb palju laiemasse konteksti. Marju mainis metsikut läänt, me oleme sisenemas ühte täiesti uude metsiku lääne ajastusse, või ütleme see ajakirjandus internetis, ta võitleb, kas oli see Netflixi juht, kes ütles, et me võitleme inimese uneajaga, mitte me ei võitle YouTube'i ja Spotify ja teiste raamatute või mille iganes meediumitega, me võitleme inimeste uneaja nimel. Ja minu meelest ajakirjandus on seal samas täpselt, et inimene peab otsustama, kas ta avab Delfi või ta avab YouTube'i või ta läheb chatib oma sõpradega, et see info vahetus ja küllus on hästi rohkem meie ümber. Inimesed on info väsinud ja seda infot veel tuleb, sünteetilist infot hakkab tehisintellekt veel tohututes kogustes juurde tootma. Ehk siis ma ütleks, me oleme sellises mingis tormi keskel võib-olla ma liialdan, aga natuke tunne selline ikkagi on, et me võitleme mingite tuuleveskitega. Kas just tuuleveskitega, aga ma arvan, et see tunne on täpselt väga õige, et kas äkki eile, täna või üleeile, ma nüüd ajamäärustus võin eksida, värskelt välja tulnud Reutersi meedia ülevaates. Kõige laiemat kõlepinda on ju leidnud fakt, kuidas USA-s on siis sotsiaalvõrgustikud pluss videoplatvormid nagu YouTube on ületanud esmase info ja uudiste pakkujana või allikana traditsioonilised meediaväljaanded. Eestis küll uuringuid sellises mahus ja sellisel kujul nagu USA-s väga palju ei ole, aga kui ma siin turu-uuringut ühe viimase võtsin siin enne saadet lahti, siis meil on selleni veel põhimõtteliselt väga-väga palju teed minna, aga faktiks jääb, et see infoküllus meie ümber
on iga päevaga kasvav, tehisintellekt toob seda juurde ja see on kindlasti üks kõige olulisemaid põhjusi, miks olgu see detailikene nimega pealkirjad, millest me siin räägime, on selgelt meedia jaoks strateegiliselt kõige olulisem küsimus ja väljakutse tegeleda sellesama usaldusväärsusega, millest Rain rääkis, usaldusväärse suhte loomisega, otsesuhte loomisega oma kasutajatega, et lõpuks selles väga keerulises ja infot ja igasugust infot, erineva kvaliteediga infot täis müras ikkagi oma kõik trumbid korralikult lauale lüüa selles väga segases tulevikus. Rain, mis meid ees ootab? Seda on väga raske öelda, aga sisetunne ütleb ikkagi seda, et rohkem kui sotsiaalmeedia hakkab meid mõjutama tehisintellekt. Sellepärast, et ma käisin eelmisel nädalal Google'i kutsel esinemas Prahas ühel Google'i üritusel. Google korraldab selliseid üritusi, et näidata, et kuidas ta on suur ajakirjanduse sõber. Kas veenis ära? Ei, ja Google sai ka seal lava pealt puid alla erinevate esinejate poolt. Aga seal selle nii-öelda siis keynote'i pidas Spiegli tegevjuht. Spiegel on siis suur Saksa meediakontsern, äkki võiks öelda. Ja tema fookus või tema sellise ettekande fookus oli siis sellel, et ta demonstreeris viise, kuidas Apple, erinevad sotsiaalmeedia hiiud, tehnoloogia hiiud, kui nad parandavad mõnda asja oma näiteks kasutaja-liideses, kuidas nad saavad siis meediamajadest või nii-öelda traditsioonilisest ajakirjandusest täiesti mööda minna. Niimoodi, et nad kasutavad ajakirjanduse sisu, aga pakuvad seda oma keskkonnas, näiteks hääle abil siis oma tarbijale. Sul ei ole vaja mitte kuskile siseneda, ei Google'isse, ei rääkimata sellest mõne väljaande veebiküljest, et need ei ole lihtsalt vaja. Nad muutuvad nagu tarbija jaoks tähtsusetuks. Ja see on see probleem, millega me peame võitlema. Mis need lahendused on, need on mul kujunemas. Aga sotsiaalmeediaga kui sellisega me tegelikult oleme nagu enam-vähem hakkama saanud. Meie, nagu Eestis on meie nõrk koht on see ajakirjandusväljanatena, et me ei tee lihtsalt piisavalt head asja sotsiaalmeedias minu arust. Ja meie hääl ei kõla seal piisavalt tugevalt. Aga kui sa mõtled Eesti YouTuberite peale, Eesti Instagrammerite peale või TikTokerite peale, kas te oskate nimetada mõnda? Jätame palun Artur Rehi praegu kõrvale. Oskate nimetada mõnda, kes suudaks nagu tõsistes uudistes võistelda traditsiooniliste meediamajadega? Meenuvad võib-olla konservatiivsemat väljand, Objektiiv näiteks YouTube'is. So. Aga Prantsusmaal on olukord, kus üks YouTuber, üks tüüp jõuab vanusegrupis 35 ja nooremad põhimõtteliselt sama laia hulga inimesteni kui tavalised suured ajakirjandusmajad. Meil ei ole sellist olukorda. Marju, kas me peame hakkama TikTokeriteks? See on selline kahe teraga mõõk, et selles mõttes miks, ütleme veeb või üldse kogu digitaalne ajakirjandus on natukene kehvas positsioonis, sellepärast, et kui see on nagu metafoorina kõrvale tuua, see on nagu need odavrõimame moeketid, kus on hästi palju ebakvaliteetset ja väga ebaeetiliselt toodetud kaupa ja siis sa võid selle rätsepaülikonna sinna vahele panna, ta on samas ketis ja talle saab see sama märk külge. Ehk sisuliselt internetis on see sotsiaalmeedia platvormid, alternatiivmeedia väljaanded, ajakirjandus on selle kõrval ja selles samas kiirmoeketis või kiirtoiduketis, kuigi see protsess, kuidas see informatsioon on saadud ja toodetud, on hoopis teine ja peaks tagama selle usaldusväärsuse. Siis mõnes mõttes siin, kui meil plahvatas kogu see tõejärgse ajastu temaatika, siis ma ütlesingi, et valeuudised päästavad ajakirjanduse, sest ajakirjandusel on võimalus öelda, et meil on see kvaliteedimärk, meil on need koodeksid ja reeglid, mis nõuavad meil teatud viisil sisu
loomist, mis kõiges muus infoväljas ei ole nõutud. Et see võikski see ajakirjanduse kvaliteedimärk olla. Aga kui sa hakkad nüüd imiteerima kõike seda muud, et selles mõttes on õigus jah, et see üks TikToker jõuab miljoniteni palju kiiremini ja selles sihtgrupis või YouTuber või mis tahes muul platvormil tegutseja jõuab, aga ta on selles samas kiirmoe ketis mõnes mõttes, ta on selles samas meelelahutuskeskkonnas koos mingisuguste perekondlike tantsusammude ja kasside ja mingi õnnetusvideotega, mis on kohati AI toodetud ja mingi täielik rämps, et see on hästi strateegiliste valikute küsimus, mida teha, mida mitte teha ja jällegi jah, kui mitte teha üldse sotsiaalmeedias ja mitte olla selles loogikaga samas voos, siis võib juhtuda see, et ajakirjandus lihtsalt marginaliseerub ära selles omas väikeses lävendiluutornis, et see on üks selline strateegiliste valikute väga tugev koht. Aga ma tuleks korraks tagasi selle ajakirjanduse usalduse juurde, mis siin oli, et ma oleks alati hästi ettevaatlik igasuguse ajakirjandusvälja võrdlemisel USA-ga, kust ajakirjandus sellisel kombel suri juba välja, hakkas 90-ndatel suure hooga surema. Et neil ei ole kohalikku ajakirjandust, neil ei ole ka sellises mõttes rahvusringhäälingud sellisel moel toimivad, nagu on Põhjamaades või Euroopas laiemalt. Neil on ajakirjandus olnud juba auguline väga pikka aega. Usaldus ajakirjandusväljaannete vastu, kui ma vaatan siin OSCD keskmisega võrdluses ja vaatan, OSCD keskmine on siin alla 40 ja USA on 30% juures usaldus ajakirjanduse vastu, aga see on nende hulgas, kes üldse ajakirjandust loevad. Kui sul ajakirjandust ei ole, siis sa ei saa seda ka usaldada. Kui kogu su infoväli ongi sotsiaalmeedias, nagu USA's on, me oleme näinud, see on drastiline olnud, kuidas nende infoväli on läinud selle meelelahutuse keskelt noppin ka mingi info, mida ma arvan ajakirjanduseks pidevat. Et siis ei saagi nagu eeldada, et neil on kõrge usaldus ajakirjanduse vastu ja nii ongi sul üks demokraatlik institutsioon lihtsalt kadunud. Et need, kellega siin oli ka Soomest ütlesid, see Helsingin Sanomat, kes näeb, eks ju vaeva usaldusega, USA-ga ma ei võrdle, aga Soomega saab võrdleda küll, Soome on maailma tipus, et neil on 70% keskmine on see ajakirjanduse usaldamine. Eesti ei ole selles mõttes üldse ju halvas seisus, meil on see Riigikantseleid eritav väga sage monitooring, kus me näeme, et kui me võtame kõik meediakanalid kokku, siis me oleme see mingi üle 60% usalduse juures üsna stabiilselt olnud aastaid. Jah, kui me vaatame eestlaste ja vene emakeelega kodanike vahel, siis need käärid on päris märkimisväärsed, mis paneb mõtlema, et venekeelsed elanikud usaldavad ajakirjandust umbes nende 30% ja nende infoväljas tegelikult ajakirjandusväljaandeid, kui sellised on ka väga vähe. Ehk et vene elanikkond Eestis mõnes mõttes on sellel teel, kus USA juba on. Ja selles infoväljas ongi, et kui me räägime sellest nii-öelda kiirrõiva moeketist või kiirtoidu ketist võrdluses ajakirjandusega, siis kui see ongi, mis domineerib infoväljal, siis me ei saa öelda, et ajakirjandus võib mis iganes võimlemisharjutusi teha ja kui eetiline tahes olla, see lihtsalt ei tööta. Tuleb leida paremaid viise. Sest kiirtoitu on väga lihtne ja mugav tarbida. Selleks, et päriselt mingisugune täisväärtuslik taldriku täis endale teha, ma pean raha aega on ju viitsimist, tahtmist enne kõike on ju ja ka teadmisi. Aga ma küsin siia vahele, et mis te arvate, kas siis selle sisutarbija seal sotsiaalmeedias, kui teil ei ole teistsugust kogemust ja järjest rohkem noortel ilmselt ei ole teistsugust kogemust, ta ei olegi kvaliteet ajakirjandust tarbinud kunagi, kas tema ka tajub, et see ei ole niivõrd tõsiselt võetav, et on kuidagi meelelahutuse keskel, et on selline infotainment, või on tema jaoks ikkagi see, mida siis nagu ajakirjandusliku produkti jäljendav sisu, on see ikkagi tõsi, et see ongi nagu mõõdupuu tema jaoks? Kusjuures siin ma uurijana saan öelda, et seda me tõesti ka uurisime, et siin ütleme 10 natukene vähem aastat tagasi, kui noorte käest seda küsida, siis nad ütlesid pigem, me ei taha uudiseid oma sinna meelelahutusvoogu ja olid täitsa sellised nagu äärmusgrupid noorte hulgas, kes, et me, kui ma näen, et keegi mu voos jagab mingisugust ajakirjandusväljaannet, siis ma blokin ta põhimõtteliselt ära. Tegelikkuses on noorte meedia tarbimine läinud palju teadlikumaks, nad eristavad kvaliteet ja mittekvaliteetsisu ja siin on selles mõttes sul õigus, et Eesti meediaväljaannetes ei ole kedagi veel, kes teeks nii oskuslikult, et kuule, see on nüüd see kanal, mida tarbides sa saad oma selle minimaalse kvaliteetinfo koguse kätte, jälgi meid, et kui see trikk ära teha ja see nišš täita, siis meil ei ole Eestis
130 miljonit alla 35-aastast, keda TikTokis tabada, meil oleks vaja jõuda selle väikese grupini, see on tegelikult võimalik, aga see peab oskuslikult tegema ja kahjuks, kui ma siin laua ümber ringi vaatan, siis mitte keegi meist ei suuda seda teha. Ma küll usun, ma näen siin küll vähemalt ühte, kes suudab. Kelle on üles on antud. Ma lisaks veel seda, et selle usaldusväärsuse kohta, et jah, et see ei puuduta ainult Soomet, et see on nagu igal pool Skandinaavias nagu kõrge, ka maailma mõistes väga kõrge. Ja loodetavasti siis on sealt ka midagi meile tilkunud. Ja ma enne mainisin, kui ma siin USA jutuks võtsin seda meie enda ühte turu-uuringut siit sellest kevadest, et see sama number selle uuringu järgi eestimaalaste kohta, kes ütlevad, et kas siis interneti uudiste keskkonnad, televisioon, raadio, trükimeedia on nende esmane uudiste kanal on 81, et see on teine maailm totaalselt, mis USAs, mis ühest küljest näitab, et väga hästi, aga teisest küljest tekitab küsimuse, et kui iseenesest mõistetavana me seda kõike võtta saame, kui järgmine Joe Roganeid meil Eestis või seesama Prantsusmaa näide, mida Rain rääkis ja millest, mis on päris kuulus näide ikkagi ja tõeline tegija. Et sellised meil ei ole, aga kui nüüd järgmine torm nimega tehisintellekt näiteks mängu tuleb ja inimeste harjumusi muutma hakkab ja põlvkonnad kasvavad, kes ma ei tea, võib-olla ei harjugi küsima, et kas see, mida ma seal ChatGPT aknas vastuseks saan, et kas see ka tõele vastab või mitte. See on üks päris suur tundmatus ikkagi, mis meid just teadlikkuse mõttes ees ootab ja kus on eriti oluline meil väga täpne olla ka ise seda usaldust ehitades ja teadvustades, et mida tähendab kontrollitud info ja mida see ei tähenda. Wikipedia, kus juures väidetavalt on osunud tõusuteele, sest ikkagi on ringi inimesi, kes on aru saanud, et seda infot, mida nad chati aknas saavad, on kuskilt vaja mingit esmakontrolli vähemalt teha ja seal inimkäsi veel vist on ikkagi kohustuslikuna mängus. Infootsinguteks veel Google tegelikult on esikohal, et ei ole see chat veel või need niisugused, mis me ütleme, tehisintellekti robotid või need ei ole veel generatiivne AI. Aitäh, et nemad veel ei ole, aga tõusvas trendis. Küll aga noortest rääkides sutsan siia vahele ka ühe infokillukese või teadmise, mis on, ütleme, üleüldiselt, kui suhelda noortega või natuke mingeid uuringuid nende seas teha, siis kipub, ja see on ju läbi aastasadade, tunduma meile, et noored on hukas, ei oska nad elada nii, nagu meie ja nagu meie elame õigesti, eks ole. Et see absoluutselt ei vasta tõele. Marju mainis ka, et noored on tegelikult teadlikud. Eesti noored on väga välisuudiste himulised. Nad on tegelikult nõudlikud kvaliteedile ja mis tuli välja sellest Reutersi viimasest digimeedia uuringust, et nad on nõudlikud ka pealkirjade suhtes. Ja nad tabavad väga hästi ära, kui me tahame neilt selle vana hea kliki siis kätte meelitada ja ega nad ei anna meile seda. Või siis nad pettuvad ja pettuvad päris tugevasti. Ehk siis, aga muidugi nagu kõigis vanusegruppides ega ei ole niisugust homogeenset ühte noort, seal on ka väga erinevate oskuste ja tahtmistega inimesed. Et kõik ei ole kadunud siiski. Selle kohta on päris hea näide minu arust ka see, et me siin mitte küll avalikult, aga meil ettevõtte sees on viimase aasta jooksul tegeletud ühe päris põhjaliku brändi uuringuga ja siin enne Delfi toimetuse kujunemisest natukene rääkisime, üks Delfi selgeid eripärasid, kui maailma mõistesse kas või panna, on see, et väga erineva valdkonna toimetusi ja sisu ilmub meie all. Ja üks, mis väga selgelt tuli välja, selline vastandlik tagasiside näiteks siis Delfi eristumise kohta, kas või teiste Eesti meediaväljaannete kontekstis, ongi see, et on selgelt rühm inimesi, kellele nagu absoluutselt ei meeldi see, et meile lahutus näiteks ja tõsine uuriv sisu, Eesti auhinnatud ajakirjandus asub väga lähestikku ja kõrvuti ja siis oli numbriliselt isegi suurem hulk inimesi, mis on ka loomulik arvestades meie auditooriumit, kellele vastupidi, see just väga meeldis. Ehk siis ühe grupi jaoks oli see pigem selline usaldusväärsust kahandav faktor, isegi jutt ei olnud pealkirjast, mis kuidagi moodi võis eksitada, vaid juba fakt, et selline sisu lähestiku asus oli osa auditooriumi jaoks selline, mis usaldusväärsust kahandas ja siis väga suure hulga jaoks just see on see põhjus, miks Delfit külastada.
hakkame pisut juttu otsa koomale tõmbama. Miks ikkagi jääda ajakirjanduse juurde? Kui tegelikult ma võiksin saada selle info või need uudised või materjalid kuskilt mujalt ka, teeme siis pisut propagandat meile endale, et ja mõeldes võib-olla ka nendele pingetele, mis maailmas on ja poliitilistele pingetele, et Marju, kas me saame öelda Eesti tarbijale vähemasti, et meil siin saab küll ajakirjandust usaldada? Ja sa ei pea jah vastama ainult sellepärast, et sa meie laua taga oled. Nii kaua Marju, ma julgen öelda, ta on allumatu nagu nii. Jaa, sest et ma olen niisugune sõltumatu, minust ei sõltu mitte midagi, aga seevastu ma võin ka kõike öelda. Ma tegelikult võtan Tarmol sõnasabast kinni osalt sellega just, et nagu sa ütlesid, et mõnes mõttes lugeja peab olema natukene nagu generalist, mis ongi ajakirjanduse mõte olnud, anda kõigile informatsiooni, et igapäevaselt hakkama saada. Nende generalistide hulgas on meil just sellesama sotsiaalmeedia nii mullistumise kui personaliseerimise kaudu tekkinud see, et aga ma tahaksin ikkagi, et mulle see heeringaleib ei meeldi, aga kiluleiva võtaks, et palun mulle personaliseeritud seda, eks ju. Ja samas ajakirjandus peab pakkuma kõigile midagi, et see on üks õudne dilemma koht, et ma teie nahas ei taha üldse olla, kes seda sisu nagu komplektina peaksid valima, aga samas peab tagama selle mingisuguse hügieenitasandi kvaliteeti informatsiooni. Ja ma kusjuures selle konkreetse väikese asja kommentaariks veel ütlen, et seal on veel ka vahe selle vahel, mida inimesed ütlevad ja mida nad päriselt siis tarbijana teevad, meediatarbijana, et kui me siin oleme teinud erinevaid katsetusi selle sama sisu personaliseerimise osas, siis me näeme, et eks siis selle osas, kus kasutaja senise nii-öelda nagu kasutaja kogemuse pealt, ütleme siis on mingid artiklite soovitused näiteks neile. Ja siis mida me näeme on see, et see meelelahutuslik sisu on just see, mis hakkab rohkem nendeni jõudma ja saab täiendavaid lugemisi tänu sellele, mis viitab siis sellele, et isegi kui sõnades väga paljud ütlevad, et peitke see ära, siis tegelikult praktikas just seda minnakse päris tihti lugema. Kas need on kõik need riigikogulased, kes ütlevad, et ma kroonikat kunagi ei loe, aga vaata selle viimases numbris oli juttu sellest? Et nii isikustatult õnneks või kahjuks me seda küll ei näe. Just, et ma tahtsin lisada ka selle brändi uuringu valguses, et minu arust see pime koht ongi sellistel puhkudel see, et milline ma arvan, et ma olen ja milline ma tegelikult olen. Või millisena ma ennast näen ja mida ma tegelikult teen. Et me olime siin eelmisel aastal ühes rahvusvahelises AI kiirendis, kus olid paljud suured väljaanded koos, meie olime oma pisikese Delfiga seal kõige tillukesemad. Ja siis tuli juttu ka personaliseerimisest ja seda, et kuidas võiks ikkagi olla funktsioon, ja mis ka paljudel väljaannetel on, et saaksid ise omale teemasid valida, ütleme, et teed tellimuse ja siis seal on hulk kategooriaid, heebleid, mida sa saad siis endale sisse lülitada. Et siis mind huvitab näiteks majandus, sport, aiandus. No. Ja siis selle Hollandi suure väljaande esindaja siis ütles, et jah, meil inimesed ütlesid, lugejad ütlesid, et me tahaks väga sellist funktsiooni. Tegid siis selle funktsiooni valmis. Mitte keegi ei kasutanud seda. Mitte keegi. Ehk siis inimesed tihtipeale ei tea, mida nad tegelikult tahavad. Nad saavad sellest aru alles siis, kui nad seda näevad. Ja see on ka ajakirjanduslugudega niimoodi sageli. Ega nad ei oska öelda, mida nad tahavad. Ja see ei ole tihti üldse teemapõhine, vaid see on see, et kuidas see lugu on tehtud. Võtaks võib-olla kokku meie vestluse nii, et me enam, kui vaadata seda, et klaas on pool täis, siis on meil ajakirjanikena ja meediamajana päris huvitav aeg ja väga ägedad võimalused teha see hüppe. Et see sama, mis saiga mainitud alternatiivsete faktide ajastul, et me saame sealt, ajakirjandus saab ennast selle najalt paremaks teha ja viia lähemale lugejatele. Ehk siis, et mulle tundub, et ajakirjandus peab ennast kuidagi suutma paigutada või mõtlema endast nii, et ta on kaaslane. Ta peaks seda olema kogu aeg, aga võib-olla me pole seda osanud veel nii hästi. Ausalt öeldes on viimane aeg, et me seda nagu päriselt nüüd rakendaksime ja seda teeksime. Olete minuga nõus? Jah, ja see mõnes mõttes algab päris mitmest otsast, et üks, mis meedia inimestele
olgu siis rahvusvaheliselt või siin meil Eestis ei tule enam kuidagi üllatusena, aga millest meie majas Rain kõige rohkem on rääkinud ja ka üht konkreetset projekti tasulise sisu eestvedajana on vedanud, on ikkagi see teadmine, et ka maailma uudismeedia tervikuna on näiteks läinud liiga palju uudiste poole kaldu. Ehk siis on väga palju teistsugust ajakirjandust, mida meilt oodatakse, mitte ainult tohutu massiiv uudiseid. Ma arvan, et me ei ole siin kuskilt otsast eriti originaalne, kui me ütleme, et see on kindlasti üks kõige tähtsamaid fookuseid meil siin praegu, et kohanduda sellele, mida meilt tegelikult oodatakse. On see siis maailmas toimuva selgitamine, olgu see siis harimine, olgu see siis mingite emotsioonide pakkumine, lisaks sellele, et ma ei tea, järjekordne ühik maailma punktis X toimuvast viimasel ajal kahjuks enamasti siis pommitamisest või droonirünnakust. Ütleks isegi niimoodi, et kui on juba 4. lugu sellest, et kes pommitas keda, et siis seal juures võiks olla ka kast, et miks ta üldse pommitamist alustas. Et see lävend ei oleks selline nagu sündmuste keskel sisenevale lugejale liiga kõrge. Et kui me läheme, ma arvan, tänavale ja palume kirjeldada, et miks Iisrael ikkagi Iraani ründab ja mis seal toimub, ma arvan, et see kuluks igale ajakirjanikule tegelikult ära, et on väga vähe inimesi, kes oskavad selle, ma ei eelda Andrei Fostovi tasemel, aga kas või 10% sellest tasemest ära seletada. Ja aru saada seega ka, mida need uudised tähendavad tegelikult. Tarmo ütles, et me peame aru saama, mida inimesed tahavad ja seda tegema. Head inimesed, öelge meile, mis te tahate. Meil on päriselt ootame teie kirju ja tagasisidet ja oleme valmis suhtlema ja see tõesti ei ole sõnasoojaks öeldud, et siit artikli juurest või kuskilt kodulehet leiate kindlasti meie kontaktid ja suhelge, et ajakirjanikud on päris inimesed ja teie jaoks ja teiega koos olemas. Armsad külalised, aitäh jutustamast ja mine tea, kohtume ehk veel. Ilmselt eetikakoodeks on nüüd mõneks ajaks paigas, aga äkki on peagi toredaid muid arenguid, millest veel rääkida. Head ajakirjandust kõigile!